tere! Me jätkame oma virtuaalset reisi Lähis-Idas ja oleme ikka veel Liibanonis, seal on palju asju, mida vaadata, mida tähele panna. Eelmine kord me jõudsime druuside juurde ja jäime pooleli ka druuside käsitlemisel. Meil oli juttu sellest, et see druuside usund on välja kasvanud islamist, ismaeliitlusest täpsemalt. Ismaeliitlus on üks šiiitluse harudest ja druuside usund, võiks öelda, sündis või eraldus ismaeliitlusest 11. sajandil. Ja meil oli ka sellest juttu, et druusid ise ei pea ennast moslemiteks. Nad rõhutavad seda, et islam on, neil on niisugune arusaam religioonide kohta. Druusi usundid peavad nad ise kõige kõrgemaks religiooni arenguastmeks. Islam on kusagil üsna madalal võrreldes druusidega ja juba selle põhimõtte pärast nad ei saa ennast moslemiteks pidada. Ismaeliitlus, ja ühte asja veel ma tuletan meelde druusidega seoses. Druuside usund on väga rõhutatult esoteeriline. Esoteeriline ta on suletud, nad ei anna väljasolijatele peaaegu mingit teavet oma usundi kohta, aga ta on esoteeriline ka druuside druuside kogukonna sees. See tähendab seda, et päriselt seda, mida druuside usund endast kujutab. Kogu seda teoloogilist ja filosoofilist õpetust, seda teab ainult väga väike osa druuse, väga väike osa eliiti. Neid on kuskil umbes võib-olla hinnanguliselt 10% druusidest teavad, mis asi druuside usund on. Ülejäänud umbes 90% peavad lihtsalt usaldama neid eliiti hulka kuulujaid, kes teavad, mida nad usuvad. Niimoodi. Nagu öeldud, druuside usud sündis ismaeliitlusest, tolleaegses ismaeliitluses. 11. sajandi ismaeliitluses etendas väga tähtsat rolli missioon just väljaspool, missioon eelkõige abassiidide territooriumil. Abassiidid oli tol ajal valitsev kaliifide dünastia, sunniitlik dünastia. Nende pealinn oli Bagdad ja Süüriast, tänapäeva Süüriast põhja poole ja ida poole, kõik need alad kuni Indiani välja, kuni Kesk-Aasiani välja, vähemalt aeg-ajalt kuulusid abassiidide suurde impeeriumisse ning ismaeliitide eesmärgiks oli teha missionit abassiidide riigi sees, et siis abassiidid, need sunniidid, et neist saaksid ka ismaeliidid ja kogu maailm saakski ismaeliitlikuks. Aga nüüd eraldunud druuside kogukond, druusid võtsid selle tollase missiooni hoiaku või nad nii-öelda pärisid oma ema usundist, ismaeliitlusest sellise missioneeriva hoiaku ning esimestel aastakümnetel saadeti samuti druuside kogukonnast välja suurel hulgal missionäre. Nii nagu ismaeliitidel, nii ka druusidel missionärid üheks nõutud
tingimuseks oli see, et neil pidi väga hea haridus olema. Väga hea haridus ja ka druusi missionärid olid tegelikult vähemalt teatud piirkondades. Süüria osas, Suur-Süüria osas, kuhu kuulus omal ajal ka Liibanon, seal piirkonnas olid nad edukad ja tänapäeva druuside kogukond Liibanonis ja Süüria aladel ongi selle kunagise missionitöö tagajärg. Meil oli ka eelmine kord sellest juttu, et druuside usund iseenesest sündis Kairos. Kairos, mis oli tol ajal suhteliselt suure ismaeliitide riigi pealinnaks ja sealt saadetigi välja need missionärid. Aja jooksul siis kui druuside usund muutus Kairos ja seal selles piirkonnas muutus põlatud, keelatud usundiks, siis Egiptuses tegelikult druuside usund likvideeriti ära, jõuga loomulikult. Aga Liibanoni ja Süüria mägialadel, nii nagu mägedes tihti, seal see druuside kogukond säilis ja see druuside kogukond tegutseb tänaseni Liibanonis ja Süürias. Meil oli vist eelmine kord ka sellest juttu, et siis, kui see druusi usund hakkas sündima, siis see juhtkond, see eliit, Kairo haritud eliit, see kehtestas ka niisuguse nõudmise, et kes aktsepteerib seda usundit, see peab andma kirjaniku vande. Ja aastal 1043 too juhtkond otsustas, et nii, nüüd aitab, et enam me uusi vandeid ei võta, kes on oma kirjaliku vande andnud, see on sees, siis lõpetati ära nende vannete vastuvõtmise ja need, kes siis olid selleks ajaks selle kirjaliku vande andnud, nendest saidki druusid ja nende järeltulijad on druusid ja põhimõtteliselt uusi inimesi enam pärast seda aastat ei ole druuside kogukonda vastu võetud. Nii, ja meil oli ka eelmine kord sellest juttu, et druuside enda meelest see kogukond, mis praegu on lihtsalt kunagise enne aastat 1043 vande andnud inimeste niisugune, need on reinkarneerunud inimesed tänapäevases druuside kogukonnas, need samad, kes kunagi selle vande andsid. See tähendab ka seda, et druusiks ei saa saada, druusiks saab ainult sündida. Kunagi 19. sajandi alguses olid mõned saksa kõrgharitlased, kes ütlesid, et preislaseks ei sünnita, preislaseks saadakse. Druusid on siis vastupidi. Druusiks ei saada, aga druusiks sünnitakse. Niimoodi. Druusid, nad on, nagu ma juba ütlesin, Kairos nad hävitati ära ja kui me nüüd isegi siin vaatame paari nädala taguseid sündmuseid Süürias, kus samuti see praegune Süüria võimuladvik või juhtkond, temal tekkis relvakonflikte Süüria druusidega, siis terve selles ajavahemikus 11. sajandist kuni tänapäevani on igal võimalusel on moslemid püüdnud druuse kas siis sundida islamisse tulema või kui nad keelduvad, siis on neid püütud hävitada. Tõsi, on olnud üksikuid perioode, kus nende vastu ei ole sõditud, aga need on need perioodid olnud, kui
kui moslemitest valitsejad on kasutanud druusi sõdureid, sellepärast et druusi sõdureid peetakse üldiselt läbi ajaloo väga vaprateks, andekateks sõjameesteks ja kui moslemi valitsejatel on häda käes olnud, siis on nad võimaluse korral muretsenud endale druusi väeüksusi. Aga jah, üks nende põhilisi kohti, kus nad said ellu jääda, on Liibanoni mäed, nii nagu maroniididki, kes elasid kõikvõimalikud tagakiusamised ja ebameeldivad olukorrad üle suuresti tänu sellele, et nende tagakiusajad ei viitsinud neid Liibanoni mägedes taga ajada. Liibanoni mäed olid nii maroniitidele kui ka druusidele kodupiirkonnaks. Nüüd edasi. Druuside pühakirjas. Neil on olemas oma pühakirjad vist. Vist ma ütlen sellepärast, et see, kas neil on pühakirjad või mitte, see kuulub sinna esoteerilise teadmise hulka, mida nad nii väga kergesti ei avalda. Tõsi, viimase 100 aasta jooksul on ilmunud mõned monograafilised käsitlused druuside õpetuse kohta. Nende autorid on emba-kumba, kas mitte druusid, kes on saanud Euroopa ja Ameerika suurematest raamatukogudest sinna pooljuhuslikult sattunud üksikuid druuside tekste kasutada. Või siis nende autorid on ka mõned druusid olnud. Aga minu arusaama kohaselt need druusid, kes on kirjutanud need mõned üsna huvitavad monograafiad, need on ikkagi kuulunud selle 90% druuside hulka, mitte sinna 10% haritud eliidi hulka, kes teadsid asju või teavad asju, nemad on sellest järgmised, nad üht-teist teavad, aga mitte ka kogu tõde druuside kohta. Nii et need käsitlused, mida ma olen saanud lugeda, annavad mingi pildi, aga seal on väga palju teemasid, mida need autorid kas ise ei teadnud või siis ei tahtnud sellest rääkida. On teada üksikuid raamatuid, mida druusid pühadeks raamatuteks peavad. Nad peavad pühaks raamatuks näiteks Koraani, aga nad peavad ka Vana Testamenti ja Uut Testamenti pühadeks raamatuteks. Nad peavad pühadeks raamatuteks Platoni teoseid, aga ka mõningaid ilmselt India päritoluga oletatavasti on pühade raamatute hulgas ka mõned India päritoluga teosed. Peale selle üks teos, mida nad pühaks peavad, on siiski uurijate kätte sattunud ja selle pealkirjaks on tarkuse raamatud. Tarkuse raamatud, see koosneb 111 epistlist, mis on kirjutatud umbes esimese druuside sajandi jooksul ja nende mitmete epistlite, mitte kõikide, aga paljude autoriks on niisugune mees nagu Hamza ibn Ali. Seda ma mainisin eelmine kord ka. See Hamza, kui te tahate meelde jätta ühte väga tähtsat druusi mõtlejat, siis võiks selle nime meelde jätta, Hamza ibn Ali, keda mõned uurijad arvavad, et teda võiks pidada lausa selleks druuside usundi üheks või peamiseks loojaks. Meil oli vist eelmine kord ka seda, ma mainisin, et see druuside usund iseenesest, see sündis omal moel 11. sajandi Kairo vaimse eliidi peades. See on Kairo tippharitlaskonna poolt konstrueeritud niisugune omamoodi usund ja vähemalt kõige tuntum nendest ongi see Hamza ibn Ali, Hamza Ali poeg.
Ja tänapäeval arvatakse, et üsna suur osa nendest tarkuse raamatute kirjadest või epistlitest ongi tema koostatud. Üht-teist on kuulda olnud, et mis pealkirjadega raamatuid veel kuuluvad druuside pühade kirjade hulka, aga neid ei ole kusagil väljaspool võimalik lugeda. Aga isegi see ei ole päris kindel, mida druusid üldse peavad kanooniliste pühade kirjade all silmas, sest ega kristlastegi hulgas on üsna erinevaid arusaamu, mida endast kujutavad pühad kirjad. Ja kas druusid suhtuvad pühadesse kirjadesse nii, nagu näiteks moslemid suhtuvad Koraani, pole ka päris selge. Üldiselt väidetakse, et need pühad kirjad, nende spetsiifilised pühad kirjad, mida teatakse nagu see tarkuse raamatud näiteks, need on kirjutatud niisuguses omal moel üsna võimatus stiilis, kasutades sõnu, millel on ainult druuside jaoks olemas selged tähendused ja võhikutel inimestel, kes ei ole pühendatud druuside eksegeesi, neil on põhimõtteliselt kas väga raske või üldse võimatu aru saada nendest tekstidest. Druusidel on kombeks lugeda pühi kirju neljapäeva õhtuti. Neil on olemas omad neil mošeesid ei ole. Neil on majad, mida võiks nimetada palvemajadeks või täpsemas tõlkes need on üksilduse majad, üksinda isoleeritud olemise majad. Aga neljapäeviti tullakse sinna kokku, seal loetakse pühi kirju ja siis, kui kusagil selle lugemise keskel palutakse kõigil mitte eliidi hulka kuuluvatel druusidel lahkuda sealt ja siis minnakse nende kõige esoteerilisemate tekstide lugemise juurde. Nii, nüüd natukene ka veel natukene nende teoloogiast või filosoofiast. Väidetavalt on nende mõtlemises üsna tugevad, kuna nad on islamist välja kasvanud ja ma mainisin ka, et Koraan on nende pühade kirjade hulgas, siis on loomulikult ka Koraani mõju, seal on Kreeka mõtlemise mõju, ma nimetasin, et Platoni teosedki kuuluvad nende pühade kirjade hulka ja samuti on seal osatakse näha ka India filosoofia mõjutusi. Nagu ma ütlesin, druusid tahavad olla väga ranged, maksimaalselt ranged monoteistid. Ja sealjuures nad ühest küljest rõhutavad seda, et Jumal on transcendentne, aga mitte ainult transcendentne, vaid Jumal on tegelikult selle transcendentsuse juures on Jumal ka rõhutatult immanentne. Jumal on druuside jaoks, nagu ma ütlesin, rõhutatult ainujumal, veelgi rohkem, ta on ainueksistents, Jumal ongi eksistents. Eksistents ei ole tema üks omadus, vaid ta ongi ise eksistents, olemasolu. Temale lisaks ei saa põhimõtteliselt mitte midagi muu eksisteerida. See tähendab seda, et ta ei ole väljaspool eksistentsi, ta ei ole teisel pool eksistentsi, ta ongi eksistents, ta on eksistents ise. Ja teiste sõnadega see tähendab seda, et druuside jaoks ei ole olemas kohta, kus Jumalat ei oleks.
loomulikult druusid ei ole ainsad, kes niimoodi mõtlevad. Neid on religiooni ajaloos, eriti abrahamlike usundite ajaloos, on ikka ja jälle selliseid väga rõhutatult monoteistlikke arusaamu esile astunud. Hetkel mul tuleb meelde, umbes samamoodi mõtlevad hassiidid. Hassiidlik mõtlemine ei ole olemas ühtegi asja siin, ühtegi inimest siin maailmas, kelles Jumal ei oleks kohal, kelle juures ei oleks Jumal. Ja samamoodi siis ka druusidel. Muidugi druuside usund on tunduvalt varem kui see meie jaoks tuntud 18. sajandil alguse saanud hassiidide liikumine. Nii, kui Jumal on ainujumal ja kui ei ole maailmas mitte midagi, milles ei oleks kohal Jumal, siis kuidas seda seletada, seda immanentsuse ja transcendentsuse koosolekut. Ja üks niisuguseid seletuskatseid on see, et maailm on maailm on osa Jumalast, nii nagu minu või teie unenägu on osa teist. Maailm ongi, jällegi metafoorselt öeldes, maailm ongi Jumala unenägu. See on tõepoolest üks võimalus väga järjekindlalt monoteismi viljeleda. Nüüd loomulikult tekib, on küsimus, mida kujutab endast kurjus. Ja kui lühidalt öelda, siis kurjus on midagi, mis ei eksisteeri maailmas iseseisvalt, vaid see kurjus on nähtus, mis on inimese enda sees olemas, inimese südames, võiks öelda. Inimesed, me kohe mõne hetke pärast jõuame ka druuside inimese õpetuse juurde, siis ma natukene rohkem räägin, aga praegu võib öelda, et inimese eesmärk on jõuda ühinemisele Jumalaga. Mida selle all mõelda kohe mõne hetke pärast. Ja kurjus seisnebki selles, et inimene on ära pöördunud oma sellest põhiolemuslikust eesmärgist Jumala poole liikuda. Niimoodi. Kui nüüd edasi minna druuside teoloogiaga ja metafüüsikaga, et on ju omavahel lahutamatult seotud teoloogia ja metafüüsika, siis küllap te kohe märkate, et druuside arusaam üldse tegelikkusest on üsna neoplatonistlik. See druuside arusaam kogu maailmast sisaldab endas niisugust hierarhilist arusaama, mille tipus on see ainu Jumal ja kogu muu, kõik, mis üldse maailmas on ühel või teisel moel emaneerunud üha kaugemale allapoole Jumalast. See selline pilt, vähemalt põhimõtteliselt see skeem, see on tuntud neoplatonismist ja see ei ole ka tegelikult üllatav, kui mõelda selle peale, et jälle ma tuletan meelde, et druuside usund sündis ismaeliitlusest ja ismaeliitlus on tegelikult tänaseni üks olulisemaid neoplatonistliku traditsiooni kandjaid. 8., 9., 10. sajandil tõlgiti kreeka keelest islami maailmas. Eelkõige Bagdadis, aga ka mujal suur hulk kreeka keelseid vanu tekste, filosoofilisi,
astronoomilisi, meditsiinilisi tekste ja noh, me võiksime öelda, et selle protsessi tulemuseks oli see, et islami mõtlejate lemmikfilosoofiaks saigi neoplatonistlik mõtlemine. Neoplatonism iseenesest on, ma ei hakka siin praegu teda pikemalt käsitlema, sest neoplatonism võib-olla ise nõuaks hoopis omaette loengu kursust. See neoplatonism, mida tõlgiti, seda väga tihti moslemid, vähemalt mitmeid neoplatonistlikke tekste tollased moslemid uskusid olevat pärit tegelikult Aristoteleselt, kuigi nad ei ole, nad on 3.–4. sajandi Kreeka suurte neoplatonistide tekstid, aga nad on mõneti mõjutatud ka Aristotelese arusaamadest. Niisiis, aga see neoplatonism jõudis islamisse, tegelikult me võiksime öelda, et kogu islami mõtlemine on väga suuresti nakatatud neoplatonismist ja üldse laiemalt ka sellest neoplatonismile eelnevast platonistlikust mõtlemisest. See neoplatonism on näiteks šiiitlikus filosoofias 16.–17. sajandi 12. imaami šiiitlikus filosoofias, mille kõrgperiood oli Iraanis 16.–17. sajand, seal on see neoplatonism väga selgesti kohal ja nagu ma ütlesin, neoplatonism on omal moel kohal kuni praeguse ajani ka druuside mõtlemises, nii palju kui me nende eliidi kohta praegu teame. Nüüd natuke täpsemalt seda mõne sõnaga. Jumal on loomulikult oma tahte, oma mõtlemise allikas, aga see Jumala tahe ja mõtlemine, see on omaette reaalsus, mis mõnes mõttes erineb pisut Jumalast. Jumal on kohal, nagu ma ütlesin, Jumal on igal pool kohal ja alati kohal, immanentselt kohal. Ta on ka kohal loomulikult oma mõtlemises ja kõige rohkem ta ongi kohal omaenda mõtlemises, omaenda mõtetes ja omaenda tahtes, aga see Jumala tahe ja intellekt, see kannab araabiakeelset nimetust aql. See on, kui Jumal hakkab mõtlema, siis see esimene, see põhimõtteline Jumala mõte ja tahe, see ongi, see on aql. Need, kes tunnevad paremini druuside mõtlemist, on väitnud, et see druuside aql, see araabiakeelne aql, selle võib-olla kõige lähem tõlge oleks kreeka keelde nous. Kreeka nous, mida on ju ka tegelikult eesti keelde üsna raske ühe sõnaga tõlkida. Ja samuti seda aql, ta on intellekt, ta on mõtlemine, ta on mõte, ta on Jumala tahe ja nii edasi. Aga loomulikult Jumal on palju rohkem, nii arvavad druusid, Jumal on palju rohkem kui tema aql, kui tema tahe ja intellekt. See aql, Jumala tahe, intellekt, see on kõikide maailmas eksisteerivate asjade, nähtuste, mõtete, etc., kõikide niisugune fundamentaalne alusprintsiip, selle kõigi olemise põhjus. Ta on kõigi olemise allikas ja samaaegselt kõigi olemise eesmärk. Teda nii palju, kui ma olen püüdnud teada saada, tema kohta väidetakse nii seda, et ta on Jumala poolt loodud, Jumala mõte. Aga mõne koha peal tundub justkui tuleks Jumalast emaneerunud, Jumalast välja kasvanud, voolanud. See tähendab,
Noh, jah, kui ma kuuluksin druusi eliidi hulka, sinna 10% hulka, siis ma ilmselt teaksin, kumb ta on, kas ta on loodud või ta on emaneerunud Jumalast. Siis ma teile ei saaks seda öelda. Aga nüüd ma saan öelda, aga ma ei tea, mida teile öelda. Sest mul ei ole selle peale vastust, kumb ta on. See on mõnes mõttes sarnane probleem ka neoplatonismi juures, kus ei ole alati pärast selge, kuidas see nuus, see Jumalast esmasena pärinenu, kas ta on loodud või ta on emaneerunud. Kord kaldub ühele poole, kord teisele poole ja truuside puhul on ka seda. Nüüd, mida truusid selle akli kohta oskavad veel öelda? Nad oskavad öelda, et akl on tegelikult isik. Aklil on teatud personaalsed omadused. See, et tal on personaalsed omadused, tähendab seda, et ütleme, teoloogiline järgmine samm, mida truusid pidid tegema, on see, et kui akl on isik, siis sellest kasvas välja mütoloogia. Kui see on isik, siis saab rääkida igasuguseid asju, mis temaga juhtub. Ju isikuga ikka juhtub asju. Aga seda rääkida saab aklist kui isikust ainult mütoloogilise vahendiga, mida ei maksa väga liiga tõsiselt võtta neid asju, aga teist võimalust sellest aklist midagi rääkida ei ole. Niisiis, akl kui Jumala poolt esma tekkinu, kes on praktiliselt perfektne, kes on väga Jumala sarnane, kelle kohta isegi võib öelda, et ta on jumalik olend, kes on isik ja isikuna ta rõõmust, nii räägib teadaolevalt truuside see mütoloogia. Ta rõõmustas Jumala üle, ta vaatas Jumalat kogu aeg, mediteeris Jumala poole ja rõõmustas ja siis ta avastas, et tema on perfektne. Ta on perfektne Jumalast pärit ja ta rõõmustas ka enda üle. Aga see enda üle rõõmustamine, me võiksime öelda, et see on omamoodi langus. Akl tegi sellega vea, akl oli olemas selleks, et ta mediteeriks, vaataks ja rõõmustaks Jumala poole, aga nüüd ta rõõmustas iseenda üle. Ja see iseenda poole pöördumine, iseenda üle mõtlemine, iseenda üle rõõmustamine, iseenda pärast uhkuse tundmine, see ongi truuside mõtlemises kogu maailmas oleva kurjuse ja halva põhjuseks. Selle kõige põhjuseks. Ja see, ühesõnaga, et akl tegi midagi, mille jaoks ta ei olnud loodud ja seetõttu tema ühtsus, tema algne ühtsus Jumalaga läks kaotsi. Nii näivad arvavad truusid. Ja nüüd läheb see mütoloogia ja teoloogia ja metafüüsika läheb edasi selleks, et akl saaks tagasi Jumala juurde, lasi Jumal emaneeruda, välja kasvada, tulla aklist järgmise olendi, kes on araabia keeles nafs, kes on heebrea keelt õppinud. See vast mäletab heebrea keelset sõna nefesh haya, elav hing. See on Vana Testamendis üsna alguses, esimeses või teises peatükis. Nefesh haya, elav hing, see araabia nafs on see sama tüvi, ta on hing. Seega aklist, mis on tahe ja mõistus ja nuus, sellest emaneerus hing ja siis see mütoloogia läheb veel edasi, et selle nafsiga, selle hingega juhtus täpselt samasugune asi, mis akligagi juhtus, mis mõistusega juhtus.
ta vaatas akli poole ja Jumala poole ja tundis neist rõõmu ja siis ta korraks tundis rõõmu ka iseendast, et ta on niisugune suurepärane olend, kes saab Jumala poole vaadata. Ja sellega toimus ka tema langus ja nii edasi, seda druuside mütoloogia näeb ette, druuside mütoloogia kohaselt tekkis nagu 5 niisugust järjestikust olendit. Noh, me võiksime öelda hüpostaasi. Mõned autorid on kasutanud sõna hüpostaas. Ta ei ole muidugi see hüpostaas, mis on kristlikus teoloogias hüpostaas, aga midagi paremat ka ei ole välja mõeldud, vähemalt mina seda ei tea. Nii, ja sellest niisugusest Jumalast pärinemise hierarhias, selle lõpptulemuseks ongi see pärast nende 5 astme tulemist, nende 5 olemise hüpostaasi kaudu tekkis ka maailm ja inimene. Ja inimene on loodud selleks, et ta vaataks Jumala poole ja tunneks rõõmu Jumalast ja ka inimesel on sama vigasus, mis oli aklil, sest inimene ei ole parem kui see Jumala intellekt või vaim. Ka inimene tunneb rõõmu mõnikord ka iseendast ja vaatab iseendasse ja peab iseendast lugu ja vot niimoodi. Et need 5 olendit, akl, nafs ja teised järgmised, nendega on kogu selles õndsusloos, selles maailma ajaloos, druuside loos tegelikult. Mul ei ole õnnestunud teada saada, mida druusid arvavad teiste kohta. Nad teavad iseenda kohta, et nemad, druusid, lõppude lõpuks iga druus jõuab tagasi Jumala juurde. Õigemini, ta ei ühine mitte, see on see müstiline ühinemine, aga ta ei ühine mitte selle Jumalaga, vaid iga druusi lõppeesmärk on ühineda akliga, selle Jumala mõistuse, Jumala tahtega. Aga nagu ma ütlesin, mul ei ole õnnestunud teada saada, mis meist saab. Meie, kes me ei ole druusid. Et seda, selleks jällegi ma peaksin ilmselt kuuluma eliidi hulka, et seda teada saada, aga siis ma ei saaks teile seda öelda. Niimoodi. Druusid teavad seda, et inimene koosneb ihust ja hingest ja kehast, aga see hing ei saa ilma kehata eksisteerida, kui ta ära sureb, siis ta kohe inkarneerub uuesti. Sellest oli meil eelmine kord ka juttu. See druusi teekond akliga ühinemise juurde, see on pikk, keeruline tõusmise tee. Selle, ütleme, kui väga lühidalt öelda, siis selle religioosseks sisuks on tegelikult oma egost, oma enda minast loobumise tee. Ja nagu ma ütlesin, et see kurjus maailmas ongi just selle tagajärg, et akl ja tema järel kõik teised, meieni välja, oleme muutunud enesekeskseks. See enesekesksus ei ole ka ju midagi, kurjuse nägemine või kristliku traditsioonilise terminoloogia kohaselt patu nägemine enesekesksuses, see ei ole ju ka kristlikus maailmas midagi uut. Võib-olla te olete kokku puutunud niisuguse teoloogilise arusaamaga, et patune inimene on homo in curvatus in se, iseenesesse pöördunud inimene. See on tsitaat tegelikult, see on tsitaat, tuleb teile meelde, kes kristlikest kirikuisadest on seda öelnud. See on Augustinuse patu määratlus ja see on minu hinnangul väga võimas patu määratlus ja
ja kristlased kipuvad mõnikord seda ära unustama, nad näevad, vähemalt mõned kristlased mõnikord näevad pattu seisnevat suitsetamises ja veini joomises ja tantsimises mõnikord on nähtud isegi. Aga Augustinus nägi seda asja tunduvalt sügavamalt ja samamoodi ka truusid. Truusid on sama targad kui Augustinus olnud, vähemalt selles osas. Niimoodi. Meil oli eelmine kord juttu ka reinkarnatsioonist ja täna ma siin olen viidanud selle, see oma ego kesksusest ärapööramine ja tagasi jõudmine akli juurde, see on nii komplitseeritud protsess, et seda inimene ei jaksa ühe elu jooksul saavutada ja selleks ongi inimestel ette nähtud reinkarnatsioon, et neil oleks see teekond, et neil oleks rohkem aega ja võimalusi see raske teekond läbi käia lõpuni. Ja seetõttu, selle tõttu ka truuside juures matused ei ole mingid kurvad sündmused, kus peaks nutma ja taga kahetsema ja leinama, vaid see on paratamatu asi, see on lihtsalt inimese üks etapp, mis tuleb läbi teha ja kõigil ja uuesti ja uuesti. Niimoodi. Nüüd veel natukene truuside kogukonnast. Nagu ma ütlesin, truuside kogukonna võib põhimõtteliselt jagada kahte ossa, need, kes teavad ja need, kes ei tea. Eliit, kellel on õigus ja kes pääsevad lähedale oma. Nagu ma ütlesin ka, et truusidel ei ole mošeesid, nad ei võtnud islamist lahkudes mošeesid kaasa, neil on olemas niisugused asjad, mida kirjanduses nimetatakse palvemajadeks. See pilt siin on, see on Halvat al-Bayyada, Liibanoni truuside kõige tähtsam, ta ei ole pühamu, see on koht, kus käiakse koos, kus loetakse pühi kirju palvemajaks, aga tegelikult see halvat on halva, see ei ole seotud eestikeelse sõnaga halva. Eestikeelne halva on ka araabia keelest, aga see on teistsugune, see h-ga algab, see on see halva, söödav maiustushalva hakkab teistsuguse h-ga, ta on palju pehmem halva, pehmem h seal alguses. Nii, see halva on täpsemas tõlkes, see on üksilduse paik, üksilduse maja ja see, mis ma siin näitasin, see Halvat al-Bayyada, see on valge üksilduse maja, kui tõlkida eesti keelde. Niimoodi. Nüüd veel nende ühiskonna või kogukonna kohta. Truusid üldiselt peaaegu üldse ei tee vahet naistel ja meestel ühiskonnas. Nii et ma ütlesin, et see eliit on umbes 10%, seal hulgas võib olla mehi ja naisi. Mehi ja naisi, kes mehed on seal, mehed on šeigid, naised kannavad tiitlit šeika, naissoost šeigid. Nad võivad olla sama palju esoteerilistesse teadmistesse pühendatud nagu ka mehed. Ühiskonna kohta veel, seal on omal moel mõnesugused vastuolud. Truusid ütlevad, et neil ei ole eraldi kultust üldse. Neil on igaüks palvetab, nad ei järgi seda kultuse traditsiooni, mis on islamis olemas, palveajad, etc. Ei, palvetamine on igaühe enda asi ja
nad väidavad, et tegelikult ainus kultus on tõe rääkimine. Tõe rääkimine ongi kultus, see on, aga tegelikult neil on endas, minu arvates vähemalt, kõrvaltseisja jaoks, tundub teatud vastuolu, sellepärast et neil on ka ühest küljest nagu, tõe rääkimine on tõeline Jumala kultus ja ainus kultus. Teiselt poolt aga tagakiusamiste ajal nad võivad valetada. Kui on nende elu ja surma küsimus, siis nad võivad öelda, et ei, mina ei ole truus, mina olen korralik moslem, ma võin te võite näha, kuidas ma mošeesse lähen ja palvetan, nii nagu tõeline moslem. Aga selline käitumine on neil lubatud. Tõsi, see on ka šiitidel. Päris šiitidel on ka mõnes grupis ka seda niisugust praktikat harrastatud, et tagakiusamise oludes nad võivad salata oma religioosset identiteeti. See ei ole oma osundi reetmine. Ja truusidel samamoodi. Niimoodi. Truuside jaoks, eriti tänapäeva Liibanonis, on, tõsi, see on ajalooliselt olnud juba sajandeid, juba ütleme kuskil ja mitmed sajad aastad on teatud perekonnad mänginud juhtivat rolli truuside elus. Neil olid sajandeid tagasi olid truusi emiirid, kes näiteks kogusid paksu ja andsid selle Osmanite riigile ja kes valitsesid kõikide truuside üle. Tänapäeval, mutatis mutandis on samuti seal olemas mõned niisugused perekonnad, kui me Liibanoni kodusõja juurde jõuame järgmisel korral, siis meil tuleb ka sellest rohkem võib-olla juttu, aga seal võib öelda, on kaks niisugust tänapäeval kaks olulist perekonda, kes domineerivad truuside maailma Liibanoni. Üks on Janblati perekond. Janblati perekond, selle perekonna juht on Walid Janblat, üks olulisemaid poliitilisi tegelasi Liibanonis. Ta on niisugune, tema rajatud, tal on oma truusidest pooldajaskond, aga see pooldajaskond on vormistatud poliitiliseks erakonnaks. Nad on truusid, tema pooldajad, aga nad on ka poliitiline erakond seal poliitilisel maastikul ja tema see perekond rajas niisuguse erakonna nagu progressiivne sotsialistlik partei Liibanonis. Nad on suurmaaomanikud ise. Aga sotsialistliku partei juht. Ta on ajaloohuviline. Ma olen lugenud vähemalt 2 erineva ajakirjaniku intervjuud temaga. Tema juurde saamine on üsna raske, sest tal on hästi tugev ihukaitse ümber. Mitmes kihis on haamrilelvastatud ihukaitsed, sest ta on maaisand, ta on omal moel geriljapealik, aga ta on ajaloohuviline, ta on antikvaarsete esemete kollektsionäär, suur kollektsionäär, ta on suur konnoissöör, suur asjatundja Liibanoni oleva antiikkunsti osas. Ta on, me võiksime siin tänapäeval, ta on suur muinsuskaitse tegelane, aga samal ajal on ta ka maffiapealik ja geriljapealik ja kes ei tagane oma vastaste hävitamisest. See perekond, Janblatid, nemad on võhikud, üks ajakirjanik, kes teda intervjuuris, tegelikult tahtiski teada saada, tahtis väga palju kuulda druuside kohta ja see Walid Janblat oli väga sõbralik, aga ta tulistas, et ta ei tea sedast, ta kuulub siin 90% hulka, kes ei tea mitte midagi oma usundist ja ilmselt ta ei valetanud ka, sest teadaolevalt ta ei kuulu sinna šeikide hulka.
teine perekond, kes valitseb, kes on rivaal mõnes mõttes, on Arslani perekond. Nemad on juba tegelikult sajandeid olnud, see on niisugune druuside aristokraatlik perekond. Arslan on türgi keeles peaks lõvi tähendama. Arslan ja aslan, mõlemad variandid. Milles nende kahe variandi erinevus on, ma ei oska teile kahjuks seda öelda. Arslani perekond, selle juht on Talal Arslan. Talal Arslanil on samuti oma erakond olemas. Tema erakond on Liibanoni demokraatlik partei. Aga ka tema on suur maaomanik ja omal moel niisugune gerilja pealik. Liibanoni druusidel ja minu teada eraldi neist lahus Süüria druusidel on olemas oma, võiks öelda, ülem šeik. Šeigid on need eliidi hulka kuuluvad, need, kes asja tunnevad. Šeigid ja šeikad, kui nad on daamid. Nende ülem šeik kannab tiitlit Šeik al-Aql. Šeik al-Aql, see on siis intellekti, mõistuse šeik ja tänapäeval on too mees, doktor Sami Abi al-Muna on Liibanoni druuside juht. Ta on doktorikraadiga, ta on teinud oma doktoritöö Püha Joosepi ülikoolis Beirutis. See on üks jesuitide poolt, sellest on korraks ka möödaminnes juttu olnud, et see on jesuitide poolt rajatud üsna prestiižikas ülikool Beirutis. Nii, veel natuke šeikide kohta paar asja. Tavalised moslemid, need druusid, need 90% druused, nemad võivad juua veini, nad võivad liha süüa, nad võivad isegi sealiha süüa erinevalt paljudest teistest usklikest Lähis-Idas. Tavalised islami eeskirjad, neid kõike, kui neist üldse juttu on, siis neid interpreteeritakse sümboolselt ja need väga tähtsad ei ole. Mehed, naised palvetavad koos ja nii edasi. Šeigid, need 10%, need, kes asja teavad, need peavad elama askeetlikku elu. Nemad ei tohi veini juua, nad tohivad süüa ainult enda kasvatatud toitu. Isegi teistelt saadud toitu nemad peavad Ramadani, teised ei pea Ramadani ja need naisšeikad, need teenivad elatist oma käsitööga kodus. Perekonnas võib niimoodi olla, et pere ema on šeika, aga pere isa ei ole šeika, nii et peres naised võivad olla, see ei ole midagi kohutavalt vastuolulist, et naised teavad teoloogiliselt rohkem kui mehed. Nii, see oleks nüüd kõik, mida ma druuside kohta oskan öelda. Nagu ma ütlesin, druusid on esoteerikud ja seetõttu on üldiselt teada vähem ja minu teadmised on veelgi väiksemad kui need üldiselt teadmised druuside kohta. Nii, ma tulen tagasi jälle selle loengusarja alguses olnud loetelu juurde, need on need 18 ametlikku usundit. Me oleme sellest siit 17 vaadanud läbi. See on pikk teekond olnud, 2, keda me ei ole vaadanud, alaviidid ja ismailiidid. Ismailiite, nii palju, kui meil oli tarvis druuside jaoks, aga alaviitide ja ismailiitide käsitlemise ma jätaksin selleks ajaks, kui me Süüriasse oma reisiga jõuame, sest seal etendavad nad üsna olulist rolli. Aga kõik teised me oleme rohkem või vähem läbi käinud ja ma lubasin, et Liibanoni teema Liibanoni reisi lõpetuseks ma räägin 2
asjast veel. Täna ma loodan rääkida ühest asjast ja juuni alguses sellest teisel teemal. See teine teema, mida ma juuni alguses jätan, on Liibanoni kodusõda, mis ka teatud moel on religioosne nähtus, vähemalt pealispinnalt religioosne nähtus. Aga see, mida ma täna siin tahaks rääkida, selle pealkirjaks võiks olla Levandi linn Beirut. Levandi linn Beirut. No üldiselt me teame, et islami maades tänapäeval on need asjad natukene muutunud, vähemalt mõnes riigis, aga paljudes kohtades ei ole ja de facto ka nendes muutunud riikides ta väga palju ei ole. Aga traditsiooniliselt islami maailmas on kehtinud šariaat, see tähendab islami õigus. Ja meie jaoks võib olla kõige silmatorkavam või moment selle juures on see šariaadi suhtumine mitte moslemitesse, selle vana islami õiguse järgi, vähemalt mina ja tõenäoliselt ka teie, kui te ei ole moslemid, siis me kõik oleksime dhimmid, dhimmi. Nende dhimmi seisundist on ka varem üsna palju loengutes juttu olnud. Dhimmid on islami ühiskonnas teise või ka kolmanda järgu inimesed, natukene võib-olla meenutavad, mitte küll täitsa, aga mingil määral võib-olla eestlastel meeldib rääkida, kuidas eestlased olid 700 aastat pärisorjad. 700 aastat pärisorjad, ka teise või kolmanda järgu inimesed, ka võib-olla midagi sinnapoole natukene. Dhimmidel ei olnud kõiki õiguseid, paljusid õiguseid ei olnud, mis olid moslemitel olemas. Neil olid hoopis teistsugused maksud ja teistsugused kohustused ja oma piirangud, mida nad tohtisid teha, mida mitte. Ja see suhtumine dhimmidesse muidugi varieerus läbi ajaloo ja läbi geograafiliste piirkondade ka. Mõnes kohas oli see lihtsam, mõnes kohas keerulisem, mõnes kohas kergem, mõnes kohas raskem. Ja nii edasi. See Osmanite riigis hakkas see dhimmide seisus kaduma, hakkas see murenema kogu see süsteem kusagil 19. sajandi keskpaigas, kui osmanid tahtsid, tänapäeval võiks öelda, tahtsid Euroopa Liitu saada, aga muidugi Euroopa Liitu siis ei olnud, nad tahtsid saada omal moel eurooplasteks. See tähendab seda, et 19. sajandil nii mõnedki kaliifid otsustasid kaotada Osmani riigis ära šariaat ja asendada see euroopalike seadustega. Neid katseid tehti rohkem kui üks. Midagi õnnestus, midagi ei õnnestunud. Et dhimmide seisus vähemalt de facto, tegelikult teatud Lähis-Ida piirkondades dhimmide seisus de facto kehtib tänaseni. Ega see, et näiteks Gaza piirkonnas peaaegu kristlasi enam ei olegi, see on üks sellest dhimmide seaduse tagajärg. Aga tegelikult juba palju aega enne seda, kui osmanid 19. sajandi keskpaigas hakkasid katsetama, püüdma šariaati muuta ja kaotada. Palju aega enne seda eksisteeris Osmani impeeriumis üksikuid kohti, üksikuid nii-öelda laikusid, väikseid laikusid, kus tegelikult de facto šariaat ei kehtinud. Kus kehtisid hoopis teistsugused seadused, mitte formaalselt kehtis muidugi, aga de facto kehtisid hoopis teistsugused seadused, teistsugused kombed, teistsugune õhustik, võiks öelda, või vaimsus. Teistsugune vaimsus. Ja need
need kohad teistsuguste kommetega, islami kommetest erinevate kommetega ja erineva vaimsuse, erineva õhkkonnaga, neid nimetataksegi mõnikord kirjanduses Levandi linnadeks. Levandi linnadeks. Mis asi on Levant? Me teame, mis asi on orient või vähemalt mõnikord arvame, et me teame, aga orient on tegelikult üsna niisugune hägune, ebamäärane mõiste, kus kohas hakkab orient ja kus kohas ta lõpeb. Ta võib hakata näiteks Marokos, mis jääb meist väga palju lääne poole. Orient iseenesest see sõna tuleneb ju ladina keelest. Orior tõusma, päikese tõusumaa. Marokot, Alžeeriat peetakse oriendi hulka kuuluvaks, aga nad on ju tegelikult hoopis läänes, meie suhtes läänes. Ja teiselt poolt, kui kaugele me võime minna, kui lõpuks ida pool orient ära lõpeb. India, Malaisia, Hiina, sealt edasi minna Jaapan, aga kui Jaapanist edasi minna, siis ta vist lõpeb ära tegelikult, kuigi päike tõuseb ikkagi sealt poolt. Aga ta, ütleme, väga üldiselt võiks öelda, et orient on kogu Aasia. Kogu Aasia. Napoleon, kui ta Moskva alla jõudis, siis ta ütles, missugune oriendilinn. Nii et kõik, mis Narva jõest ida poole jääb, võib ka ju vähemalt napoleonlikult mõeldes võiks ka olla orient, aga terve Aasia. Terve Aasia ja suur tükk veel Põhja-Aafrikat mahub sinna alla. Nüüd Levant on tegelikult mõnes mõttes sarnase päritoluga mõiste. Levant on prantsuse keelest, c'est lever, üles tõusma samuti, nagu see, võiks öelda, et ori, kui tõlkida prantsuse keelde, siis tulebki see lever välja. Üles tõusmise, päikese tõusmise maa, nagu orientki, ka hommikumaa, aga ta, ütleme, sisuline tähendus on tunduvalt väiksem kui oriendi oma. Kui terve orient võib olla kuni Jaapanini välja, siis tegelikult Levandi all mõeldakse tavaliselt, ta on ka päikesetõusumaa, aga tema all mõeldakse tegelikult Vahemere idaosa, just seda Vahemere idarannikut. See Levandi hulka kuuluksid, eelkõige esimesena võiks öelda Suur-Süüria. Suur-Süüria on ajalooline mõiste. Tänapäeval ei ole Suur-Süüria riiki olemas. Suur-Süüria, vanasti see Suur-Süüria haaras endasse tänapäeva Süüria-Araabia vabariigi, Liibanoni ja Terra Sancta. See kogu piirkond. Levandi hulka mõnikord, need tähendused, oriendi tähendused ja samuti Levandi tähendused, need on niimoodi, et mõned autorid võtavad ühest tähendusest, teised võtavad natuke teisest tähendusest. Aga Levandi hulka väga tihti pannakse ka Egiptus. Egiptus pannakse Levandi hulka ja teiselt poolt Türgi, isegi nii kaugele, et Türgi, nii nagu ta oli Osmanite impeeriumi ajal, see tähendab, ütleme, võiks olla, et Egiptusest läbi Terra Sancta, Liibanon, Süüria, Anatoolia rannik ja mõelda selle peale ka, et paarsada aastat tagasi Osmani impeeriumisse kuulus ka suur osa või praktiliselt kogu Kreeka. Nii et mõnikord Levandi alla mõeldakse ka Kreeka alasid. Nii, see Levandi ala on üsna niisugune, nii palju, kui ma olen püüdnud leida, väga palju kirjandust spetsiifiliselt Levandi kohta ei ole. Üks autor, üks väga huvitav autor tänapäeval on olemas, Philip Mansell,
tal on suurepärane monograafia olemas Levant, Splendor and Catastrophe on the Mediterranean. See on mahukas ja väga loetavalt kirjutatud raamat. Ta on teaduslik raamat, aga ta on ka mõnusasti loetav raamat. Et kes tahab Levandi lugu lugeda, võiks lugeda näiteks seda raamatut. See, et Levandi mõned piirkonnad või Levandi linnad eraldi, selles Levandi alal olevad linnad, eelkõige just kaubanduskeskused, et nad olid erilises staatuses Osmani impeeriumis. See sai teatud määral alguse juba 16. sajandist. 16. sajandil, kui Osmani impeerium ja Prantsuse kuningriik sõlmisid, võiksime öelda, tihed nii-öelda sõpruse ja vastastikuse koostöölepingud, kui kasutada tänapäevast terminoloogiat. Nende kohta öeldi, et nad on omal moel liitlased. 16. sajandist kuni päris järgmised 3-4 sajandit kuni Prantsuse kuningriigi, kuni Prantsuse revolutsioonini vähemalt. Ja selle kohta on mõned autorid irooniliselt öelnud, et need olid liitlased, islami kaliifi, prohvet Muhammadi järeltulija ja kõige kristlikuma kuninga vahel, sellepärast et kõige kristlikum kuningas, see Rex Christianissimus, see oli Prantsuse kuninga ametlik tiitel. Kõige kristlikum kuningas oli väga heades suhetes Osmani kaliifiga. Ja nad said suuremast läbi, aga need lepinguid, mis sõlmiti 16. sajandi keskpaigas, õigemini täpsemalt 1535 ja mida täiendati ja korrati ja võimendati veel edaspidi, seal oli, nendes lepingutes oli üks väga oluline osa, millest meil on varem ka on põgusalt juttu olnud, kapitulatsioonid. Kapitulatsioonid, see tähendas seda, et nende kapitulatsioonide kohaselt Prantsuse kuningriigi, see tähendab kõige kristlikuma kuninga alamad, kui nad tegelesid kaubandusega Osmani aladel, käisid kaupmeestena seal, siis nemad ei allunud kohalikele seadustele. Nemad ei allunud šariaadi seadustele, vaid nad allusid Prantsuse kuningriigi seadustele. Neid ei saanud viia šariaadi kohtusse üldsegi. Nad olid nagu niisuguses omal moel privilegeeritud seisuses kristlased. Meil oli jutus nendest kapitulatsioonidest seoses, kunagi varem on olnud seoses idakatoliiklusega. See tähendab, et aja jooksul see õigus, et nad on väljaspool šariaadi kontrolli, see hakkas vähemalt teatud määral, see laienes ka idakatoliiklastele. See oli see üks neid, idakatoliiklusel oli teisigi tõmbejõude, mis tõmbas orientaalseid ja idaortodokseid kristlaseid idakatoliku kirikusse, aga see kapitulatsioonidest antud kaitse, Prantsuse kuninga kaitse, oli üks neid tegureid, mis soodustas idakatoliikluse teket ja arengut Osmani riigis. Ja kui nüüd Prantsuse kaupmehed ajasid oma äriasju Levandi linnadest, eelkõige nad olid just Levandi linnadest huvitatud, sealt kaudu käis see kaubandus, seal olid nad kohal. Kui nad seal olid, siis selleks, et nad saaksid seal rahulikult tegutseda, pandi ametisse Prantsuse konsulid. Ja Prantsusmaa ei jäänud ainsaks Euroopa riigiks, mis niisugused kokkulepped Osmani riigiga sõlmis.
Osmani riik oli ise väga huvitatud kaubandussuhetest ja mitte ainult kaubandussuhetest, vaid muudestki suhetest Euroopa riikidega. Ma ei tea, minul kooliajast on meelde jäänud, Osmanid olid igavesed kurjad, kes tahtsid kogu aeg Euroopat vallutada. Aga kui lugeda teiselt poolt, siis olid nad kõige kristlikuma kuninga suured sõbrad. Ja need suhted tõepoolest olid ilmselt palju komplitseeritumad, kui mulle meelde jäänud ajalooõpikud seda asja kunagi esitasid. Prantsusmaa ei jäänud viimaseks, ka mingil ajal ka Austria-Ungari sõlmis Osmani impeeriumiga analoogsed lepingud ja siis ka Austria-Ungari kodanikud esialgu, katoliiklased said need kapitulatsioonide privileegid ja see aja jooksul laienes ka teistele idakristlastele ja siis oli seal ka teisedki aja jooksul teised riigid sõlmisid analoogseid lepinguid, mitte ainult katoliiklased, vaid ka hollandlased, ka britid ja nad tulid Briti konsulid ja Hollandi konsulid pandi ametisse Levandi aladel nendes kaubalinnades ja 19. sajandil ka Venemaa avastas, et on olemas idaortodoksne Levant, kuhu on vaja kiiresti kohale tulla. Meil oli ka kunagi sellest juttu, et tegelikult selle tagajärjeks oli see, mida mõned ajaloolased nimetavad tegelikult päris esimeseks maailmasõjaks, see tähendab Krimmi sõda, mis võttis mõnes mõttes maailmasõja dimensioonid kohati juba. Niisiis, millised on need konkreetselt need Levandi linnad, mis on niisuguse isemoodi staatusega. Need Levandi linnad olid, kui me hakkame lõuna poolt tulema põhja poole mööda seda Vahemere rannikut, nad olid enamus neist, üks erand, enamus neist olid sadamalinnad, suured sadamad. Ja nad tavaliselt ei olnud pealinnad. Need kõigepealt Aleksandria, siis edasi liikudes me jõuame oma Beiruti juurde. Siis tuleb niisugune linn, mida eesti keeles vist hääldatakse Smyrna, kuigi mõned kreeklased vist hääldavad teda Smirna, see on see kreeka üpsilon, mida kas on niimoodi, et klassikalises kreekas ta on nagu Ü-võitu ja bütsantsi kreeka keeles on ta I-võitu ja tänapäeva kreeka keeles on ka I. Smirna tänapäeval või türklased, no kui ma oleks kreeklane, siis ma ütleksin, et türklased ekslikult ütlevad, et ta nimi on Izmir. Ja kui ma oleks türklane, siis ma ütleksin, et kreeklased ekslikult ütlevad, et ta on Smirna. Nii et Smyrnast tuleb meil juttu siis, kui me päris Türgi juurde jõuame, tal on omaette väga traagiline saatus. Smyrna ja edasi, need on niisugused 3 klassikalist Levandi linna, aga tegelikult Levandi linnade hulka arvatakse ka niimoodi oma sarnase staatuse, kunagise staatuse tõttu on Thessalonika või Thessaloniki või Saloniki või Salonika, kuidas teda ka nimetada. Enne kui ta kreeklaste kätte sattus, oli ta väga levantlik linn. Väga levantlik linn, mõned võivad isegi öelda, et ta oli tegelikult juudi linn, sest seal oli 19. sajandi lõpus oli umbes 50% elanikest olid juudid seal. Ja mitte türgikeelsed juudid, vaid nad olid ladinokeelsed juudid. Nii, ja siis veel üks linn, mida kindlasti loetakse Levandi linnaks, kuigi ta ei olnud sadamalinn, on Aleppo. Aleppo ta on oma ajaloo poolest ja oma no ütleme üldse loo poolest, kultuuriloo, religiooniloo poolest, etc. Ta oli väga levantlik linn ja ta oli peaaegu et viimane levantlik linn. Tema levantliku linna, Levandi linna staatus lõppes tegelikult ära 10 aastat tagasi Süüria kodusõja käigus. Aga temast tuleb ka, ma loodan, rääkida tulevikus, kui me Süüria juures oleme. Ja veel on
Levandi linnade hulka mõnikord võib põhimõtteliselt panna ka mõningaid teisi sadamalinnu Ida-Vahemere ääres, nagu näiteks Jaffa või Jaffo, kuidas te tahate teda hääldada. See, mis on praegu Iisrael, ta on tegelikult vist juba nüüd Tel Avivi osa. Ka see oli kunagi niimoodi väga levantlik linn ja veelgi mingil moel oli ka Konstantinoopol ehk Istanbul. Tal oli nii mõnedki, ta oli pealinn, ta oli kaliifi linn, aga tal olid mõned niisugused Levandi iseloomulikud tunnused kuni vast kusagil eelmise sajandi 50 aastateni, kui seal toimusid üsna vastikud Kreeka vastased pogrommid ja kui enamus Kreeka kaupmehi ja kreeklasi sealt üldse lahkus. Niimoodi. Nagu te nägite, nad on kõik olid kaubanduslinnad. Ja see kaubanduslikuks linnadeks olemine on ilmselt see väga võimas tegur, mis just nimelt määras ära nende erilise staatuse, nende erilise atmosfääri, mis seal oli, need erilised kombed. Nende kohta on mõnikord öeldud, et nad olid kaupmeeste linnad, kus Euroopa ja Aasia, kus Euroopa ja Osmani impeerium kohtusid, nad olid, nii nagu Peeter I kohta öeldakse, et ta raius siinkandis akent Euroopasse, nii need Levandi linnad olid Osmani impeeriumi aknad Euroopasse ja Osmanite kalifaat oli ise sellest väga, väga huvitatud. Nii, nendes linnades kehtis niisugune eriline võim. Loomulikult nendes linnades valitsesid Osmani poolt määratud pašad, aga de facto oli nendes linnades väga suur võim, vähemalt enamus aega, oli erandeid, kus nad ära kadusid, aga enamus aega oli väga olulist osa etendasid seal need Euroopa riikide poolt määratud konsulid. Konsulid, kes ajasid Euroopa asju, aga võimaluse korral koostöös nende pašadega, nende Osmani valitsejatega, kes ka igal võimalusel, vähemalt enamus kordadel, püüdsid hästi läbi saada nende konsulitega. Nii, aga nüüd, kui me edasi konkreetsemaks läheme, siis ma arvan, et me läheksime edasi järgmine kord, see on vist 4. juuni, millega me oma semestrit ka lõpetame. Nii et kohtumiseni.